öeldakse, siis kuidas sa lilleke siia sattusid, et kuidas sa kiirenduse oma elus leidsid? Kiirendusspordi vastu huvi tekkis mul 2000-te alguses, kui Lasnamäe kanalis võistlused toimusid, siis nagu paljudel teistelgi, kes seda ala harrastavad, siis tekkis esimene huvi, siis käisin Tapal lõppkiirusvõistlustel. Tegelema hakkasin ma alaga otseselt, kus ma siis ise nagu istusin võistlusautos 2009. Mis auto meil siin juba on, et äkki sa räägid sellest natuke täpsemalt? See konkreetne auto sündis siia ilma, siis sellise auto on nagu Hyundai Coupe. Hakkab seal silma suur Ford Mustangi märk ja Ford Mustangi tuled. Siis meie tõlgendus kogu sellest loost on siis Top Mule Mustang, kuna kere kujuna enam-vähem mingil määral meenutab 95. aasta Mustangit. Me ise kutsume oma meeskonna sees seda autot Mulaks, üks osa Hyundai ja väike osa on seda Ford Mustangit. Eristab teda teistest see mootori kombinatsioon, USA terminoloogias small block Chevy, small block, mis tähendab siis väike, justkui on tegelikult tähendab see 5-liitrist V8 mootorit, millel on siis kolvikäiku vähendatud ja seetõttu me panustame selle mootori pööretele. Et väga kõrgepöördeline. Väga keeruline, aga väga huvitav. Väga kõrgepöördeline mootor. Põhimõtteliselt hästi lihtsaks teha inimestele, siis see auto teeb jumala ägedat häält. See asi minema läheb. Tavapäraselt opereerivad maksimaalselt siin 5-6 pöörde, eriti diiselautod, seal vahemikus siis see auto käib 10 000 ja see on tegelikult 5-liitrine V8 ei ole kõige väiksem mootor, see on suht suur. Ja lisaks on siis tegu turbomootoriga, suur turbo on siis see, mis jõudusi annab. Kütusena kasutame siis metanooli ehk siis maakeeli puupiiritust, suhteliselt nagu selline keskkonnasõbralik, et siin selline peaaegu taastuv kütus, mitte küll päris, aga mingite mööndustega. Ja turbo äratamiseks kasutame siis nitrogaasi, aga see on ainult stardiprotseduuri ajal, et siis see suur turbo ärkaks ja et siis juba see start oleks vajalikult võimas ja äkiline. Eelmine aasta me saavutasime selle masinaga Eesti Outlaw klassi meistritiitli. Minu jaoks on see 3. Outlaw meistritiitel. Milline on su kõige meeldejäävam sõit olnud? Kõige meeldejäävam sõit ilmselt enda jaoks esimest korda uuendasin Eesti rekordit, kehtivad Eesti rahvusrekordit. Ma olen seda kokku nüüd aegade jooksul vist äkki mingi 5 või 6 korda teinud, aga see oli esimene. Ja selle tegi eriliseks see, et see toimus Speedest Night Race'i ajal. Night Race oma nimest lähtuvalt on siis võistlus, kus siis finaalid toimuvad ööpimeduses. Ja see sõit oligi finaalsõit, mis siis toimus täiesti pilkases ööpimeduses. Rajavalgustust põhimõtteliselt ei olnud, ainult stardiala oli mingil määral valgustatud. Ja see oli selline segu sellisest ülekeevast adrenaliinist ja samas nagu see, et null nähtavus oli pea 290 kilomeetrit tunnis. Wow. Niimoodi see nagu jääb meelde, jätab sellise templimällu, nii et see on kindlasti üks sõitudest, mis on minu jaoks kõige erilisem olnud. Sa enne rääkisid meeskonnast, et äkki sa räägid sellest natuke täpsemalt, kes sul seal on, mis ülesandeid nad täidavad? Meil on pigem nagu selline perekond. Inimesed, kes teevad seda oma vabast ajast, oma vabast tahtest. Aga kui sa peaks nõu andma näiteks inimesele, kellel on huvi, aga ei oska kuskilt alustada kiirendusega, siis mis nõu sa annaksid? Ma annaks seda nõu, et tule küsi nõu. See oleks esimene äkki, sest tegelikult kiirendus on üks selline hea spordiala, kus on võimalik alustada igal ühel. Ja ei pea olema ilmtingimata sellist masinat sul, kellel ei ole veel isegi autojuhi lubasid. On võimalik juba selle spordialaga alustada. Junior bracket klass, kus siis
noortel on võimalik tulla oma lapsevanema autoga, loomulikult lapsevanema nõul, nii-öelda nõusolekul loodetavasti, ka junior Dragster klass, kus noored, ma ei tea, 8-aastased tütarlapsed selle sama spordialaga alustavad. Et ilmselt sellisel tasemel sõitmine ei ole kõige odavam asi, mida nagu enda hobiks teha või ei pea olema mingisugust hullu sportautot või superautot. Piisab sellest, kui tuledki alustad bracket klassist indeksit sõita. Me oleme väga huvitatud, et see meie ala nagu leiaks sellist rohkem kandepinda. Läbi aastate on mul need ühed ja samad toetajad reeglina kaasas käinud. Kõige suurem olulisem toetaja Plastest Industry, noorte poolt ettevõetud tore ettevõte tegeleb plastitööstusega, kõikvõimalikud plastiga seotud teemad. Spirit, autoteenindus, see on keretööd ja autohooldus, Racetune, väike abi siit-sealt ja lõpuks korjab kokku ja... Aga aitäh sulle ja ma loodan, et see aasta tuleb meil kiirendajaid rohkem juurde. Kindlasti tuleb, tulge vaatama kõik.